tere! Ennem kui ma tänast videot alustan, siis ma tahaks tänada Hunti selle amazing artworki eest, et minge subscribe'ge talle, kui te just ei ole temalt minu juurde tulnud. Ja alustame siis videoga. Tere! Täna ma räägin teile siis ühe loo sellest, kuidas mina käisin Horvaatias jällegi oma grupiga ja me läksime ujuma, kus vesi oli väga soolane, nagu päris soolane, niimoodi, et silmi ei saanud vee all lahti hoidagi. Seal oli põhi ka väga kivine ja terav, nii et meile soovitati siukseid kummialanõusid, mis on nii-öelda siis hea merisiilide ja valusate kivipõhjade vastu. Mul neid loomulikult ei olnud, kuna ma mõtlesin, et need on mõttetult kaasas lihtsalt tassida ja mingi niimoodi, et me nii või naa ei lähe kivisesse randa ujuma või siis lähme, siis lihtsalt neid ei ole vaja, kuna ma lähen ujuma sinna, mitte ranna äärde kõndima. Igatahes. Ma läksin ujuma, ma tundsin, kuidas need kivid olid päris teravad, sealt läks tükk aega, läks vesi sügavaks, nii et ma pidin ikkagi nende kivide peal kõndima. Ja põhiliselt just ennem, kui ma hakkasin ujuma, ma astusin ühe imelikult väga valusa ja terava kivi peale, see oli see, mis mina vähemalt arvasin, et see oli väga terav kivi. Ma astusin parema jalaga ühe väga terava kivi peale, siis ja ma nagu see oli päris valus, et nagu need jalanud oleks ära kulunud küll selles olukorras. Ja ma läksin ujuma siis, et ma sain just piisavalt sügavasse vette, et ujuma minna juba. Kui me olime oma fun'i ja stuffi ära häävinud ja olime juba ära lõbutsenud, oli aeg tagasi minna. Ma läksin mööda neid teravaid ja kandilisi kive tagasi ranna poole. Ja see oli normaalne sealt minna, umbes sama nagu kui ma tulin. Aga see moment, kui ma astusin selle betoon ääre peale seal vee ääres, siis ma tundsin alles valu. See oli nagu hullem kui see, kui ma astusin selle terava kivi peale nii-öelda. Ja ma mõtlesin, mis asi see seda valu tekitab, sest et seal see betoon oli täiesti sile. Ma vaatasin enda talla alla ja avastasin, et seal on minu suure varba sees on üks suur ora musta värvi. Ja siis ma sain aru, et see oli merisiil, mille peale ma astusin ja see okas murdus minu suure varba sisse sentimeetri sügavusele ära. Ma siis põhiliselt panin enda kroksikesed jalga, kuna suvi oli ja läksime bussi peale, sõitsime hotelli juurde tagasi. Ma läksin selle asjaga õpetaja juurde näitama, et ma olin merisiili peale astunud. Õpetaja ütles, et las mädaneb välja, umbes nagu pinnuga, et ei ole mõtet hakata sonkima, muidu teed selle haava hullemaks ja tekitad põletikku ka sinna veel ja nii edasi. Ma nagu uskusin teda ka, sest et ma ennem ei olnud kokku puutunud merisiilidega ja ma ei teadnud, millest tegu on ja ma lihtsalt olin nagu, okei, ju siis õpetaja teab, mis ta räägib. Kui ma lonkisin oma hotelli ruumi juurde tagasi, siis tuli mulle vastu üks grupist suurem liige, siis ta oli täiskasvanud juba, ta oli arst, kes oskas operatsioone ka vist valmistada, nii et ma ei tea, igatahes oli mingi arst ja niimoodi ja teadis kõigest põhiliselt. Ta küsis, miks ma lonkasin ja siis ma ütlesin, et ma astusin merisiili peale ja tuli nagu, näita, mis mõttes astusid lihtsalt merisiili peale. Ma näitasin talle ja ta sai kohe esimeses silmapilgus sai teada, et asi on päris hull ja ta ütles, et mine alla sinna söögiruumi, mis oli siis siuke pisike ruum, kus oli nagu veekeet ja kohvimasin, ühine külmkapp, kus sai asju hoida, kus sa seal kaua aega ööbisid ja mingi väike söögilaud ka. Ma läksin trepist alla ja ootasin teda seal ruumis. Kui ta minu juurde alla tuli, siis tal oli kaasas siuke pisike nagu medkit või siuke nagu koht, kus olid tööriistad mingi haava puhastamiseks ja midagi taolist, mingi väiksed tangid ka ja mingid umbes niimoodi väiksed pisikesed nagu skalpelid või siuksed noa moodi asjad ka. Ja mina hakkasin kartma, kuna kui ma nägin neid ohtlikuid riistasid, siis ma olin nagu, ei, vist päris tõsine. Ta käskis mul minna laua peale pikali ja siis minuga tulid kaasa paar sõpra ka, kes minuga seal reisil olid, minu vanused. Ta hakkas käskima kõigil mingisuguseid patju ja asju mulle jala alla ja siis mulle pea alla tuua ja käskis inimestel telefoniga taskulampi näidata. See oligi siuke nagu makeshift operatsiooni ruum siis või nii. Ta hakkas juba haava puhastama ja pärast seda ta üritas seda haava natukene laiali venitada sellega, et ta võttis ühe väikse ora moodi asja ja nagu tõmbas seda haava natuke rohkem lahti, et sellele okkale oleks ligipääsu. See okas oli mul umbes sentimeetri võrra varbas sees ja see oli väga valus sellele pihta minnes ja nii, siis oli jah, päris valus. Pärast tükk aega haavas sonkimist hakkas mul varvas veritsema juba ja siis ta käskis kellegil tuua salvrätikuid WC-st lihtsalt, et
lihtsalt selleks, et verd ära pühkida. Ta üritas seda okast juba tangidaga välja sikutada, kuigi ta lükkas seda tegelikult hoopis tagasi, nii et see oli veel valusam ja läks veel rohkem aega. Pärast tükk aega üritamist ta sai selle lõpuks välja ja mul oli põhiliselt suur auk lihtsalt varbas juba sellest opereerimisest. Ta võttis ootamatult välja antiseptiku, mis oli haava puhastamiseks ja see oli see versioon antiseptikust, mis pidi kipitama, kui sa lahti saa haava pihta seda pritsid ja ta lihtsalt ootamatult pritsis seda ja ma võpatasin ja jah, see oli ka väga valus ja ma natuke vihkasin teda pärast seda. Ta võttis oma sellest medkitist marlit ja plaastrid ja igast muud kreemi ja asju veel, mida haavale sisse määrida. Ta võttis selle marli ja patch up'is minu jala ja pärast seda ma pidin põhiliselt mingi 5 päeva lonkama ja see oli valus, kui ma sinna vastu toetasin. Põhiliselt selle looga ma õppisin seda, et kui öeldakse, et palun osta need kummijalanõud ujumise jaoks, kus on, ütleme, meres merisiilid või nii, või hoiatatakse, et seal on meres merisiilid, siis sa pead põhiliselt seda uskuma, sest et mina ei uskunud, et ma üldse võin merisiili näha või üldse midagi kuulda nendest, siis kui ma seal olen. Aga vot karma straikis ja ma astusin hoopis ise merisiili peale, paljajalu, väga tore. Kui öeldakse, et palun ostke need jalanõud või võtke need kaasa, kui teil need on, siis tehke seda, sest et süke olukord on väga halb, mulle ei meeldinud. Ja see ongi kõik siis tänase looga, kui teile meeldis, siis meeldis, kui teile meeldib, mind väga ei huvita ja head aega, minu sõbrad.